Tere, ilusat esmaspäeva. Olen tahtnud sulle juba pikka aega jagada ühte mõistujuttu, mis ma olen ise välja mõelnud. Aga see on ikkagi mingi osa sellest suuresti on loomulikult tõde. Ja ma tahaksin sulle seda edasi anda sellepärast, et näidata, ma olen ka mõelnud seda oma lastele päris pildi peale joonistada oma perele, aga ma ei ole jõudnud seda veel teha, nii et ma saadan sulle selle esimesena. Sina võid siis anda arvamust, kas sulle see pani teisiti mõtlema või pannud. Aga see räägib suurest pildist, see räägib lääne ühiskonna maailmast, see räägib sellest, miks on nii suur erinevus töölisklassi või siis keskklassi ja jõukate inimeste, ma räägin siis nii-öelda old money, mis on siis väga peen termin täna. Need, kes on siis generatsioonipõhiselt olnud jõukad inimesed, miks on meil siis nii suur vahe seoses rahaga ja mida seal siis tegelikult teha saab, et sa saaksid tulla välja sellest nii-öelda töölisklassi mõtteviisist või mida siis endas arendama hakata, et oma materiaalset heaolu taset kasvatama hakata. Et mida hakata teisiti mõtlema, eks. Seal nii umbes 18. sajandil elas ja kasvas üks mees, kes oli loova mõtlemisega, ta oli ambitsioonikas kindlasti, ta mõtles strateegiliselt nii-öelda, kui ma teen ühte asja, siis see toob kasu sinna, eks. Ja tema alustas ettevõtlusega, eks, mis kunagi tegelikult ettevõtlus kui selline oli täiesti normaalne nähtus, oli ja isegi kui ei olnud raha mängus, siis me lõime midagi, mida me siis oskasime ja me pakkusime sedasama asja vahetuseks teistega, et saada vastu midagi, mida meil ei olnud, on ju. Ja see on, mida rohkem paremini sa oskasid selles vahetustehingus olla, seda paremini sul läks, eks, et sa oskasid leida lahendusi. Nii, ja nüüd tuleme tagasi selle mehe juurde. Ta oli loov, nagu ma ütlesin, on ju, ja ta nägi võimalusi, eks, ta keskendus võimalustele ja tema alustas ettevõtlusega, nagu ma ütlen, oletame, et ta hakkas tootma metalli, eks. Ja tema metallitööstus siis arenes nii kaugele, et tal oli vaja järgmist süsteemi, ehk siis ta oli arendanud oma müügi ja tootmissüsteemid nii kaugele, et tal oli vaja süsteemi, kuidas saada peale inimesed, kes teevad siis tema tehases tööd, eks. Jällegi siin on vaja loovust rakendada, nagu ma ütlesin, see mees oli loov, eks. Ja meil ühiskonnas oli olemas selline asi leiutatud nagu kool, eks. Ja tema mõtles, ahaa, koolis kasvatatakse ja õpetatakse selliseid asju, nii, minul on vaja süsteemi, et mulle tuleksid inimesed tööle, eks. Ja nüüd, mis me teeme? Me muudame kooli selliselt, et need inimesed hakkaksid minule tööle tulema, on ju. Või siis me loome sellise kooli, sellise hariduskeskkonna. Ehk siis me hakkame kasvatama töötajaid, eks. Ja selles ei ole mitte midagi halba. Ta lõi sellega teistele inimestele väärtust, eks, kes ei osanud paremini, kes ei suutnud kuidagi paremini, ei olnud nii ambitsioonikas võib-olla kui tema, aga ta lõi võimalusi. Ja need võimalused, et täpselt samamoodi, ma väga detailidesse ei lähe, aga need on strateegiliselt läbi mõeldud. Nii, aga selle mehe jaoks oli vaja süsteemi, mis toodaks talle töötajaid, eks. Ja koolist sai inimkapitali tootev süsteem, eks. Nii, ja nüüd on siis see mees, eks, temal kasvab oma järeltulijad, oma perekond, on ju. Ja siis on need inimesed, kes on seal koolis, kes kasvavad ja kes kasvatavad oma järeltulijaid, on ju. Ja vaadake, kui me nüüd mõtleme nende inimeste maailmavaatele ja sellele, millises keskkonnas siis nende järeltulijad kasvavad, on ju, siis üks inimene mõtleb sellele, et tal on olemas kõik võimalused, tal on olemas loovus, lihtsalt tuleb minna ja teha ja natukene mõelda, on ju.
luua, tõmmata erinevad otsad kokku, et luua väärtust, eks. Vaadata, mida tahab inimene, mida tahab tema, mida tahab võib-olla keegi kolmas osapool, näiteks riik, on ju. Nii. Ja ta paneb need omavahel kokku, on ju. Ja ta kasvatab seda sama asja või annab edasi seda sama asja oma järglastele. Tee nii, siis sul on selline elu, on ju. See on täiesti tavaline vanemlik käitumine, et me tahame ikka, et meie lastel oleksid ka head, eks. Ja vastavalt kogemusena valdavalt me kasvatame, eks. Nii. Ja nüüd on seal see mees või naine, kes siis on kasvanud üles seal koolis, keda on haritud seal koolis, on ju. Nii. Tema on omale saanud, oletame seal metallitööstuses töö, eks. Ja ta tunneb ennast turvaliselt, ta tunneb ennast hästi, sest tal oli see koht, kus ta siis sai nii-öelda leiva lauale, eks. Ja võib-olla natukene vaba aega ka, et oma järglastega tegeleda ja oma perega koos olla, on ju. Ja ta ei pidanud muretsema selle pärast, kas mul on leib laual või ei ole, sest teatavasti sellel ajal oli vaesust tohutult palju ja see oli justkui nagu päästerõngas, keegi tuli appi ja andis võimaluse, on ju. Siis see tööandja pani nad elama veel parematesse nii-öelda siis rajoonidesse, keskkondadesse ja nii edasi. Ja nüüd, mida õpetab see inimene, kes on olnud seal metallitööstuses tööl, ta on tundnud ennast turvaliselt, mida õpetab tema oma lapsele? Turvalisust, eks. Ta õpetab seda, et tee nii, siis sa oled tubli töötaja. Ja kool loomulikult seesama süsteem võimendab seda, on ju. Et tee nii, siis sa oled tubli töötaja, eks. Ja kui me vaatame nüüd maailma suuremas pildis, on ju, siis ühiskonnal kui sellisel meil ei ole vaja neid isehakkajaid. Neid on vaja vähe, on ju. Ja meil on vaja rohkem neid, kes teeksid tööd, on ju. Ja siin ei ole ilma täiesti igasuguste hinnangute, lihtsalt saate aru, kust me tuleme. Kust tuleb töölisklass, kellel meil nüüd on olemas, pange tähele, ambitsioon tahta paremat. Sest kui sind siin ei oleks ja kui sa seda videot ei vaataks, siis sul ei oleks seda ambitsiooni, on ju. See tähendab, see on sul olemas. Loovus on meil kõigil olemas. Meil on võime näha võimalusi, on ju. See on ainult fookuse küsimus, kas sind on õpetatud vaatama probleeme, on ju. Kas sind on õpetatud vaatama seda, mis läheb valesti või sind on õpetatud vaatama seda, millised on võimalused, mida saaks ära teha ja nii edasi, on ju. See on juba väga suur ja see on nii-öelda see keskkonna vahe, kus me kasvame, see on täiesti erinev infoväli nii-öelda, aga me kõik oleme inimestena samad, on ju. Meil kõigil on põhimõtteliselt samasugused võimed, eks. Ja nüüd on küsimus, kas sina tahad sedasama rada jätkata, on ju, või sa tahad muutuda. Ja vaata, mida on jällegi õpetatud töölisklassis, seda ma rääkisin siin eelmisel nädalal neljapäevases webinaris ka rahauskumuste teemal, kus me rääkisime, et kuidas siis luua kergusega. Meile on õpetatud, et selleks, et saada rohkem raha, mida me teeme, me hakkame rohkem töötama või siis me lähme õppima ja mida õppima, kas siis uut eriala või siis sedasama eriala, et saada selles veel paremaks. Aga me keegi ei õpi seda. Ja meil on tehtud nii-öelda siis ajupesu, et see on halb või see on nõme või raske või mis iganes asi. Kuidas teha vahetustehingut, kuidas minna ja inimestele pakkuda, on ju. Ja siin ei ole tegelikult üldse kuidas, vaid tuleme tagasi algusesse. See mees, tal oli loovus, tal oli ambitsioon, on ju. Need on sul juba olemas. Tal oli strateegiline mõtlemine, seda sa saad ennast arendada. See tähendab win-win-win mõtlemist. Nii, mina tahan seda, ma näen probleemi seal ja see on ka veel probleem. Kuidas me need asjad kokku toon, on ju. Siin on mõtlemine win-win-win ja siin on loovus, on ju. Kuidas mina näen, et need asjad kokku, see on sul olemas, on ju. Selleks, et neid oskusi arendada, on võimalik seda õppida, seda on võimalik paremaks teha, sul on võimalik sellest tugevamaks saada. Aga meid, töölisklassi, ei ole õpetatud seda tegema.
sest meil ei ole vaja algatajaid, meil ei ole vaja neid, kes süsteemis siis jah, ma räägin, ei ole vaja neid, kes on need rebelid ja teevad ise, onju, vaid meil on vaja neid tublisid, kes teevad ja täidavad käsku, kes teevad tööd, onju, ja nad on seal õnnelikud, eks. ja ka neid on vaja, kõike on vaja, aga küsimus on see, kus sina tahad olla ja teine küsimus, mida sa tahad, et sinu järglased oleksid, onju. ja me võime ju rääkida oma lastele, aga nad vaatavad siiski meie tegude pealt. nii et sealt hakkab muutus. Muutus hakkab meist endist, eks. Ma ei tea, kui hästi nüüd sa sellele pildile pihta said, mida ma tahtsin edasi anda. Sa võid kommenteerida siia video juurde või mulle kirjutada, liina@vetik.com vastata. Aga ma loodan, et see pani sind teisiti mõtlema, sest tõesti sealt hakkab pihta see infoväli, kus me kasvame, onju. Aga seda on võimalik sinul teadlikkusega muuta, arendades endas neid asju, mis tegelikult toovad jõukuse, mitte saada paremaks spetsialistiks või valida uut eriala. See on töölisklassi mõtteviis, eks. Et olla tublim, olla parem teistest, aga jõukusel ei ole paremusega mõõtmist, seal on innovatsioon, seal on loodvus, seal on lahendused, probleemide lahendamine ja julgus seda kõike teha, onju. ja kui sinu tunned, et mul täna seda julgust ei ole, et minna ja lahendada ja pakkuda ja teha, siis sul on need ideed olemas, meil kõigil on need ideed olemas kodus, onju, siis tuleb alustada enesekindluse kasvatamist ja ka seda on võimalik teha, onju. ja see ongi see enesega töö, et sa julgeksid edasi liikuda. Vot sellised mõtted sulle siin täna hommikul enese teadlikkuse mõttes ja vaata suuremat pilti ja anna seda suuremat pilti edasi ja mõtle nüüd sellele, mida sa edaspidi hakkad endas arendama, mis teadmisi sul päriselt vaja on, mis oskusi sul päriselt vaja on endas arendada, sul oled juba olemas, aga arendada, ütlen veel kord, et sa saaksid elada paremat, vabamat, võib-olla jõukamat elu, onju. ja see kõik on omandatav, kui sa õpid õigest kohast, eks. Ma soovin sulle ilusat alanud nädalat ja kohtume siis uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau.